Ma mõtlesin, nüüd tuleb midagi ette ka, et Eesti numbriga auto, et siis on kuradi 10 euro tundi. Tuumast tuleb haista vittu. Ja oleks otsa riigikerade parkid selle Volvo kõrvale. Ja, sinna ette ei oleks mitte midagi teha. See on vähe pikk maa jah, jalutamas. No nii, kohal. Testime ära meie kalareiside Pilvijärvi test. Kui siit järv on, siis paneme vetelkäigud.ee ka ülesse. Head kala kohta me ei reeda. Nii, aruanne. 2 tundi ussi leotamist, mitte ühtegi kontakti, väikest kala peale ei ole, põhjast näha ei ole. Arvan, et see oli vale valik täna tulla siia. Võib-olla õnnestuks siin paadiga midagi välja meelitada, aga nagu ma kuulsin Andreselt, siis paat on keelatud siin järvel. Ei ole kindel, kas see on õige jutt või eks näha ole. Mina igatahes pakin õnged kokku ja läheme proovime Sibonlahtist. Äkki seal on vähe parem. No nii. Noh, siit Pilvijärvilt me ei saanud mitte muhvigi. Nüüd lähme Taavi soovitatud kohta. Kohta me lähme Sibonlahti. Ehk sealt siis tuleb kas või särgegi, viidikat. Kiisk on kindel, ma usun. Saame ka vähemalt kala kätte midagi. Supikala. Supikala, jah. Teeme õhtul uhhaad ja... Imelugu, me pidime ostma siin parkimispileti. 5 euri. Õhtu 10 kehtis. Aga näed, pole siin õhtu 10 tehagi, mitte Estsugi. Kui isegi papi on läinud. Pärast oli mingi kohalik, tahtis lihtsalt õlle raha, vaata, pani kollase vesti selga ja... Ise tule samamoodi. Täitsa müstika, kas see on täiesti võimalik praegu ju? Ei, ikka see ei saa. Oota, mine vaikselt. Ta tuleb praegu. Tüüpid nüüd saame. Andres tegi kuradi hätrikina, sõitis hoopis teiselt poolt, ei saanudki meest näidata. Uue koha peal. Tuul on päris kõva, aga vaatame, mis teha annab. Äkki mõne latika lipsu ikka meelitab veel. Koht on iseenesest väga ilus. No igatahes Sibonlahtis läheb siis sisse esimene vise tonkaga. Tšernobõli ussid. No nii. See on vähe suurem. Siis on vähe suurem kala. Andres on saamatu, mina sain suurem.
kokkuvõte? Ainult kiiska tuli minul siin. Sibon lahtis ja... Aga ühe halva asja avastasime, et inimesed, ärge jätke oma prügi ja soga metsa alla laiali. Me tulime just kalale siia ja siis härrad läksid minema, jäeti põlevgrill, õlletaara, vorstipakendid, no absoluutselt kõik jäi vedelema sinna, et see lihtsalt on jube. Kas me tõesti oleme inimesed sellised, et me kõik ilusa enda ümber peame nagu hävitama, jah, täpselt. Häbi on natuke ja mis kõige rohkem häbi teeb on see, et tegu oli meie enda kaasmaalastega. Ja kogu selle prügi juures veel tamiilid ja õngenöörid vanad. Nagu mitukümmend meetrit maas nagu vedeleb. Et ma arvan, et metsloomad jäävad sinna kinni ja järgmine kord, kui sinna kala tuled, võib täiesti vabalt seal mõni luik olla kaldas. Kui juba 120-kilone meesterahvas juba jäi takradus sinna kinni, siis seal luigel kinni jääda sinna on. Jah, natuke halbu asju päeva, aga laias raames võib rahule jääda. Saime värsket õhku. Kala küll ei saanud midagi, aga värsket õhku ja minge loodusesse ja ärge kopitage toas. Ärge kopitage toas, õigesti öeldud. Aga muud midagi, visake like, subscribe'ige ja jagage. Täpselt. Ja prügid kaasa kindlasti. Aga nägudeni.